Küsime paar küsimust ühe korraldaja käest, et millised on ootused kohe-kohe hakkava filmfestivali suhtes? Et festival läheb hästi, et tehnika töötab, et inimesed jäävad üritusega rahule ja et ka osalejad saaks ilusti premeeritud. Kas kõik on praegu valmis? Paar minutit on veel alguseni, et kas kõik on praegu töötab ja on valmis? Ma usun, et kõik läheb hästi ja praeguse hetke seisuga on kõik korras. Oleme VIP-ruumis kinni püüdnud ühe VIP-ruumis viibija ja küsime talt nüüd paar küsimust. Millised on ootused praegu kohe algava filmifestivali suhtes? No kindlasti väga kõrged ja ma loodan, et filmid on väga huvitavad. Kindlasti oleks hästi palju nagu ootusärevust ja hästi nagu õudsad ka, ma loodan. Ma loodan, et kõik saavad väga hea elamuse ja kõigile meeldib see üritus. Mis filmi sa ise valmistasid selleks festivaliks? Mina tegin saatuse Vaikiv hääl ja ma loodan väga, et kõigile meeldib see ja kõik saavad sellest mõttest aru. Meie film räägib ühest kurvast poisist, kes arvab, et maailm on hästi õnnetu paik ja siis ühel päeval satub ta kogema midagi, mis muudab tema arvamust täiesti maailmast. Kõlab väga põnevalt. Aitäh sulle! On vahepaus ja oleme kinni püüdnud mõned žüriiliikmed. Kuidas filmid seni mulje jätnud on? Seinast seina, mis ongi väga huvitav tegelikult. Mina olen küll positiivselt üllatunud, et paar täiesti professionaalset tööd, täiesti uskumatu. Kuidas üldse selline üritus senimaani teile mulje jätnud on? No väga hästi korraldatud, kõik walkie-talkid ja kõik asjad sujuvad ja kõik VIP-toad, mida mina märkasin, VIP-tuba ja punane vaip ja suupisted ja veed ja kõik. Ainult üks asi oleks võinud olla, et meil oleksid võinud olla väikesed taskulambid, sest et saal on pime ja siis me peame kohe ju midagi endale märkmeid tegema. Et õnneks on mobiiltelefonide ajast, et me siis kasutame oma telefoni valgusallikana. Muidu on kõik viimase peal. Nii, küsime ka arvamust publiku seast. Kuidas see filmfestival seni mulje jätnud on? Väga muljetavaldav on olnud. Väga üllatunud olen. Kuidas filmid meeldinud on? Minu arust on igas filmis olnud midagi sellist, mis on nagu meeldinud ja väga palju tõesti uusi üllatusi on olnud, mida mina ei osanud nagu oodata ja näitlemisoskuseid on nii palju ahvaid olnud ja üldse hästi vägevaid mõtteid on olnud. Endal tuli ka mõte, et tahaks ka filmi teha kohe selle peale. Kuidas sulle filmifestival seni mulje jätnud on? Hea. Ja kuidas sulle filmid meeldinud on? Väga head. Kas sul on ka mõni lemmikfilm? Jaa, see Jäta mind. See oli väga hea. Jäta mind, oli või? Jah, see oli väga ilus. Miks teile see film just kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis see mõte. Mulle meeldis see mõte ja see just see nagu, kuidas see oli nagu välja mängitud ja siis see lõpp ja ma olen ju täielik. Ma ei oska seda seletada, aga lihtsalt nagu nunnumeeter läks põhja, ütleme niimoodi. Ma ei nagu, kui armas. Kuidas üldse selle aasta filmid teile üldiselt mulje jätnud on? No, eks ma arvan, et iga aastaga asjad arenevad ja nii ka see aasta, nii et paremuse poole. On märgata progressi, on nii korralduslikul poolel kui ka filmide enda poolest on näha progressi. Kuidas peale kõikide filmide vaatamist meeleolu on? Väga põhjas, tõesti värinad on sees, emotsioonid on põhjas. Sest õudukas oli ikka õudne ja kui on tundelised filmid, need olid ka tundelised ja et inimesed saavutasid oma filmidega kõike, mida nad vist tahtsid publikule edasi anda. Kas teil on ka mingi lemmikfilm juba? Mina arvan, et väga raske on valida lemmikut, sest tõesti oli seinast seina valikuid ja mulle meeldis. Ma ei oska lemmikut valida. Siin filmfestivali valitakse ka publiku lemmikut, kelle nimesid kogutakse siia samasse korvi. Ja publiku lemmikut valitakse siis kavade paberitele. Regionaalse videostuudio premeerib 3.
stsenaariumi konkursi võitjat. Anett Rannametsa. Start my day. This day seems to shake for months and no morning. News watches on the phone. She said no one is at home again. Bored in here. Eliise Kummi, jäta mind. Trinity get who's calling. I ran in the club, swimming. Says yes anyway. Good sense of humor. I'll meet you in 1 hour. Please don't be late. Don't be late. Tell me when I'm just sleeping in the night. I need to face the sunlight. Skin is down. Läheb seekord Rakvere gümnaasiumile vahekippide eest. Näitlejapreemia, mis läheb seekord duole filmist Spordipäevik Maksim Reason for not being mad around that cafe. Tell me when I just living in the night. I need to face the sunlight. Let's find out what is right. Let's have a